autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi stuudiost Armo Tähepõld Autogeeniusest ja Raiko Ausmees, mina ei teagi, kust sa nüüd oled. Sõidamest. Just ja kõikidest muudest kohtadest pärast räägime täpsemalt. Teeme klassikalise uudiste osa. Väga palju neid ei olegi siin olnud, kui ma olen lihtsalt elanud kuskil mullis. Ja saate teises pooles räägime sõidamest. Mis asi on sõidame ja kuhu me sõidame. Ja mina sõitsin ka ühe autoga. Ja siis me vahetame rollid ja Raiko hakkab saadet juhtima ja minult küsima. Uudised, jaa. Võtame Eesti uudised. Tavaliselt taksouudised tähendavad Eestis viimasel ajal muidugi ainult Bolti, ehk siis endist Taxify'd. Kui palju nad raha said, kui palju nad raha maksid ja millises maailma linnas nad avavad oma järgmise kontori. Vist nüüd Peterburis pidi. Peterburi jutt oli viimane, jah? Jah. Aga ega teised ka ikkagi päris käed süles ei istu. Tulika ei kavatse kindlasti mitte pilli kotti panna. Võttis pille juurde. Muudku võtab juurde ja väga selliseid pillidest tuleb väga puhast õhku juba. Tulika läheb ka roheliseks, aga mitte oma värvi poolest, vaid selle poolest, mis autode summutist tuleb. Tulika otsustas siiamaani, ega ma ei teagi, mis nad siiamaani olid, nad kasutanud ikkagi bensiini. Ikka bensiini, aga nüüd siis lähevad hübriidirada. Jah, mitte veel päris elektritaksot nad ära ei ole ostnud. Kuigi, miks mitte? Meil ei ole siin saladus ka öelda, et need hübriidid on Toyota marki. Ja, sest et teine variant oleks Lexus või? Jah, kuigi nüüd vaikselt ka ju Honda tuleb nii-öelda, ütleme, käepäraste hübriidide sekka. Ja. No tal ei ole taksofliiti, tal ei ole sellist... Just, CRV taksona pole päris see. Et Tulika takso siis soetas omale just esimesed 20 hübriid Corollat universaali, siis väga oluline 20 Camryt. Ehk eestlane saab sõita ikkagi suure luksustaksoga. Ja, eksekutiiv. Just. Ja ühtlasi kõige lõbusam või mis lõbusam? Et me oleme siin aasta otsa juba rääkinud, kuidas Toyota Avensist Eestis enam ei ole, see oli rahvuslik, ütleme, leinaminut, sest see oli ju kõige populaarsem auto. Tauno Kangrot oleks ikkagi kuju võinud tellida. Bronxist Avensis vana linna. Aga Tulikale leiti Euroopast kuskil veel 65 viimast Avensist. Kas need Avensisid võiks ka see mingi final edition olla? Nagu mingid Pagani teeb alati neid final Paganid viimane. Nummerdatud Avensised taksodeks. Aga need Avensisid ei ole ka päris tavalised, vaid neile pannakse Eestis peale mitte mootor, gaasiseade. Hakkavad rüüpama siis veidi teistmoodi kütuseliiki. LPG. Gaasi saavad tänu sellele näiteks loa parkida Viru tänava taksode parkimiskohal, mis on Tallinnas tingimuseks, sul peab olema kas elekter või muu loodussäästlik. Sõbralik auto. Sellepärast, et me kõik teame, et ütleme siis autot 90-ndest, 80-ndest youngtimerid, need on ikka ühed koledad asjad. Me ilmselt sureme ära, kui inimesed nendega edasi sõidavad. Ja kui nad seal Viru tänaval panevad mootori käima, siis Jaapani turiste kukub lihtsalt nagu. Aga Jaapani turistil on nüüd väga mõnus vana linna tulla, sellepärast, et hord Toyotasid jälle ootab. Just. Kokku on Tulikal 300 autot, millest pool läheb nüüd siin suure hooga välja vahetamisele ja teine pool ootab ilmselt, kuniks nad saavad mis iganes takso, mis võib taksofirmal olla see vaevalt nad 5 aastat nüüd täis sõidavad garantiiaega. Taksofirma siuke klassika on 3 aastat minu teada. Sest seal saab ilmselt siis see läbisõit täis, mitte nagu garantii mõttes. Ja neil on lepingud on olnud vist mingisugune, ma ei tea, kas 3 aastat 100 000 või 150 000, et siuke, pigem vist 3 aastat 150 000, 50 000 aastas kõlab nagu taksolikult. Nii, mainisime ära sõna elekter, lähme see elektriga edasi. Sellest tuleks muidugi teha kunagi eraldi saade, panna see ühte laua otsa elektri ja teisele poole, ütleme, mitte elektri inimene ja mitte isegi rääkida, kui parem auto on, vaid internetis sa leiad ju seda, mida sa otsid. Sa leiad igale küsimusele vastuse, endale sobiva vastuse, kui sa seda piisavalt kaua otsid. Ma pean siia vahele ütlema, mind eile huvitas üldse üks päevapoliitiline teema, ma tahtsin Korea riigipea Kim Jong-i vanust teada, vaatasin teda Putini kõrval, lõin interneti sisse,
Vikipeedia andmetel on teada, et mis päeval ta sündinud on, aga ta on kas 82, 83 või 84. Nii et ma saan ka valida endale sobiva vastuse. Ta muutis seda äkki mingil hetkel, kui ta tahtis varem napsu ostma hakata. Ei, kujuta ette. Siis ta lihtsalt andis endale uue passi. Andis dikti välja, et ma olen nüüd 2 aastat vanem. Näiteks. Et lihtsalt see elektriasi on, viimasel on palju jäänud silma ikkagi neid, kes jälle üritab tõestada, et elektriauto päeva lõpuks ei ole loodussõbralikum, arvestades tootmist ja kõike, ja siis tuleb jälle keegi järgmise videoga, kus ta tõestab ära, kuidas päeva lõpuks elektriauto on loodussäästlikum kui üks tavaline bensiinikas ja nii ta läheb. Aga kuniks ei ole maailma kuningad andnud välja lõplikku otsust, siis üritavad kõik seda elektrit ajada ja nüüd ka Ford, kes minu arust alles oma selle saabuva Focuse ja kõigega on hüppamas hübriidivankrile. Tegelikult neil varem oli ka mingid ei midagi liiga populaarset või laialt. Kindlasti ei olnud kõigil, tegelikult ju võtame mingi aastsetini, kõigil tootjatel on mingit alternatiivi olemas, et kuidagi oma seda pargi keskmist CO-d alla viia. Välja arvatud FCA, kes ostab seda Teslalt sisse, ehk siis Chrysler Group. Aga Ford, siin mõni aeg tagasi rääkisime, see äge Ameerika startup Rivian, kes teeb seda kihvti maasturit, täiselektrilist, ägeda disainiga kõik, punkrock, nii nagu peab tänapäeval, et ikkagi ulme, et sa hakkad kohe nullist autot ehitama ja elektriautot on lihtne on ehitada, peast kuskilt akusid keegi sulle annaks ja elektrimootorid ja akud ja siukene lapsepõlves oleme kõik ju mingisugust patareid ja mikromootorit ühendanud. Aga siis selle Rivianil pärast seda, kui nad suure hurraaga välja tulid oma ägeda autoga ja kõik autoajakirjandus niimoodi rõkkas, tulid kohe kosilased. Tuli GM, käis uksele koputamas, tean, et kas oli Amazon äkki lausa. Sest et miks mitte riidepoele või raamatupoele teha juurde ka üks autofirma. Aga sellest täna juba ju kõik niikuinii teevad ja tegelevad kõigega. Sellest ei saanud asja või ei ole asja saanud sellepärast, et see on nurgast tuli Ford ja on väidetavalt löönud lauale $500 miljonit ja hakkavad koos Rivianiga autosid tegema. Et kuidas pidi see nüüd olema hakkab, et kas nad aitavad Rivianil valmis teha nende kastika, tõenäoliselt nad tahavad pigem sealt ikkagi seda know-how'd ja kuidas enda autosid elektriliseks teha. Sina oled seda Riviani näinud? No mitte laivis. No ei, pildi pealt olen näinud, jah. Pildi pealt igasugust. Sa võtaksid omal tööautoks, sina pead seal metsas mässama küll, et kui palju seda sõidu ulatust oleks sellise sinu, ütleme kogu selle kui matkanduse võtame, jah? Kui me matkanduse võtame, siis 600 kilti. Oi, sellest on maailm, mingi klassikaline klientidega metsas matk, ütleme saate autol seal tuleb päevaga võib-olla 100-150 kilomeetrit maksimum, on ju. No muidugi oleneb jälle, kui teistpidi tegelikult, et kui siin üle Eesti vaadata, et me peaks selle autoga näiteks mootorrattad viima kuhugi Ida-Virumaale kohale, siis see maa sinna koha peal toimetada, niikuinii ei ole möö seal, 600 on maailm. Ja paned selle suure generaatori kastis, laed pärast bensiiniga täis selle ilusti. Öö otsa tuksub seal. No selles mõttes äge, loodame, et saab asja, sest et 500 miljonit, kuigi see üks Hiina elektristartup, mis tegi seda Faraday oli, jah. Faraday on nüüd siin ikka aastatega, seal on neid skandaale ja lahtilaskmisi ja kinnipanemisi ja jälle rahad, nad on ikka päris mitu miljardit juba läb põletanud ja ikka näitavad seda ühte oma ägedat, tõesti kihvti kontsepti, aga ei ole jõudnud kuhugi. Sellest ka nagu aru ei saa. See on ka tegelikult üks asi, mis tihtilugu nendes autostartupidega on, et me ütlesime, et hästi lihtne on autosid toota, siis neid ägedaid autosid, nad kujustatakse valmis, näidatakse seda disaini, üks sõitev eksemplar, näidatakse seda videot, nad käivad isegi kuskil messil ära ja siis edasi ongi nagu kõik, et see on selline nagu tooks näite muusikamaailmast, et see Survivori Eye of a Tiger on ju, kõik teavad Rocki filmist seda lugu, aga mis bänd see on? No nii on ka nende autofirmadega on ju. No aga loodame, et saab ägedaid elektriforde ja saab selle Riviani ka sealt kätte. Kõige suurem kahju oleks see, kui Ford lihtsalt neelab selle ära ja võtab sealt
võtab tehnoloogia ja ütleb, et meil on nüüd elektrifookus ja siis saame jälle guugeldada, et oli üks lahe maastur ka. Just. Teeme väikse pausi ja siis hekseldame edasi. Autotund. Autotund on tagasi. Stuudios Raiko Ausmees, Tarmo Tähepõld. New Yorgi autonäitusel valiti ära aasta auto, maailma aasta auto. Mis selleks sai? Sa ei tea, selge. See polegi üldse oluline. Vist Eestis või... No see ongi tegelikult huvitav koht, et New Yorgi autonäitusel valitakse see nii-öelda maailma aasta auto, Genfis valitakse, nimetavad ju tegelikult aasta autoks, aga siis seal on väikselt juures Euroopa aasta auto, on ju. Aga ma ei ole New Yorgi uudistega veel kursis. No see aasta õnneks ei ole muret sellepärast, et see on üks ja seesama auto. Elektriauto. Elektriauto, Jaguar I-Pace. Sellega Euroopa aasta auto valimisel läks niimoodi, et ma ei tea, kas seal on kunagi viiki olnud. Kaks hästi populaarset ja rohkete müüginumbritega autot olid ju Euroopa. Finaali lõpp, ponnistus, fotofinišis. Tegelikult ma olin ise Genfis see, et koha peal nägin, kuidas vanakooli autoajakirjanikud kõik mõnes mõttes sügelesid selle järgi, et Alpine saaks selle tiitli kätte, aga ega nad olid ise need punktid andnud ja Jaguari kasuks ta läks, aga sarnast olukorda kõikide nende aastate jooksul mitte kunagi ei ole olnud. Nii et Genfis kes ei ole kursis, siis juhtus selline asi, et kui punktid kokku loeti, oli Alpine A110 väga äge sportauto, ja Jaguari siis elektrimaastur ühe pulga peal ja siis läks siis teist korda punktide lugemiseks, kes rohkem maksimumme sai. Nii et napilt Jaguarile. Ja siis 6 aega hiljem New Yorgis siis Jaguar I-Pace tõi võidu koju meie mandrile. Lisaks tõid ära ka aasta disain ja aasta roheauto loomulikult. Aga see uudis sattus meie tänases saates hoopis sellepärast, et paku Urban Car of the Year. No seda ei saa päris tõlkida otse linnaautot, sest city car on teine asi, aga nagu urbanistlik elustiili auto. Ja, selline auto, millega sa saad surfilauaga minna mere äärde, aga siis tulla Telliskivisse parkima. Just. Ei tea, ei hakka pakkuma. Raamile ehitatud maastur Suzuki Jimny. Vot selle koha, see on plaksutamise koht. Jimny on väga kihvt auto. Jimny on väga kihvt. Ma hakkan praegu mõtlema, et Jimny, kuidas urbanistlik sinna sattus. Raami sellega ju mine sõida 2 ratta peal metsas. Ja, just. Aga ongi, et äkki siis saadki oma surfilauda randa lähemale viia. Ja sul oli õigus, et Telliskivisse, et... Jimny sobib Telliskivisse. Värvilahendused, autodisain... Ja ega sellel urbanistlikun inimesel sellist tüütud taaka nagu lapsed või mingid kohustused, eriti kaelas ei ole. Neil on ühekäiguline jalgratas, käsitööõlu ja rula. Just, ja see kõik mahub sinna Jimnisse. Koer ka. Just, nii et kui tahad olla stiilne urbanistlik inimene, siis ühekäigulisest rattast enam ei piisa, aga see Jimny ei ole õnneks üldse kallis auto, ta ei ole nagu Jaguar I-Pace, et sul on 100 000 eurot vaja. Jimny on nii kättesaadav masin, ma olen neid nagu vaikselt hakanud täheldama, et ma arvan, et see disain inimestele meeldib. Ta on robustne, kandiline, väga, väga kihvt ja neid on nagu tasakesi tekib siia linnapilti. No, ma arvan, et nüüd hakkab rohkem tekkima. See nii kaheldi, et see on see RMK auto või Keskkonnaministeeriumi need kalainspektorid käivad seal, kiilivad sulle selja taha. No aga eelmisel ja tänasel Jimnyl peale selle nime, ma ütleks, ei ole midagi sarnast, et Suzuki astus, ma ei tea, tohib nii öelda, nad astusid disainis nagu tagasi, sest nad läksid kandilisemaks. Nad ei lihvinud mingid nurki kummaliselt ära. Kihvt. Nii, meil on siin veel paar asja varuks. Ma tahtsin rääkida veel Amperist. Kas sina tead Amperi? Mina tean Amperi, isegi olen kohtunud Tõnisega, rääkinud mõne sõna sellest asjast. See on ka väga äge asi, mida tehakse. Tehke juba valmis. Ja ma käisin eelmine nädal seal Tõnise juures Amperis kohal. Lugesin. Kui te nüüd, ma käisin veel peale seda lugu. Sa käisid veel? Ja ma käisin kohal. Hakkas sügelema. Aga nüüd, et saaksite aru ka, millest me räägime, tegemist on sisuliselt projektiautoga. Eestlased, üks
paar, 3-4 entusiasti ehitavad ringrajaautot. Nad ei ehita seda sellepärast, et siis Fordile maha müüa või saada nagu Eesti järgmiseks autotootjaks. Tüüpidel lihtsalt oli igav. Ja nad mõtlesid, et nad ehitavad omale lihtsalt sellise võimeka, nagu me räägime ikka maailma tasemel kiirusega ringrajaauto. Jah, ja nende meeste nii-öelda inseneerimisoskused, millega Ampere tegelikult veel tegeleb, on ju, kuidas sul on üks, ütleme näide, sul on üks vana mootorratas, sul on vaja juppi, siis mehed teevad mitte millestki midagi, need on tegelikult natuke kohalikud MacGyverid, mõtleks. Kõik see, neil tuleb see tohutud CNC pingid, vabrik, teevad sulle 3D jooniseid. Ja, need saavad sisse skanneerida ja selle asja väga, ütleme nüüd väga lihtsasti, aga tegelikult seal taga on ju palju töötunde ja palju arvutustehnikat, aga suhteliselt lihtsalt saab nagu, ütleme, detaili siis kloonida ja tekitada. Jah, et sellel aastal, ilmselt ka mitte järgmisel aastal, mis Amperit veel ei näe, mulle näidati seda, nad on seda paar aastat välja töötanud ja välja töötanud tähendab seda, et nad on valmistanud jooniseid. Nad on teinud näiteks aerodünaamilisi simulatsioone. Ja siis kui Tõnis Vanaselja mul keris neid seal silmades niimoodi PDF-i, vaatad neid numbreid aasta 2017, 3. märts, versioon 152 versus versioon 153. Nii, muutsime siin natuke seda nurka, siis hakkas õhu see suund niimoodi minema. Ühesõnaga täielik teadus, mida nad teevad lihtsalt ühe hobiautoga. Klassikaline hobiauto ehitamine on see, et võetakse üks mingi relakas käima ja siis vaadatakse, mis juhtuma hakkab. Just on ju. Et nad vaatavad, et kui selle valmis saab, siis lähevad sõitma ja vaatab, mis edasi saab. Et ilmselt sellised mehed hakkavad pärast endale kohe järgmist ehitama. Et eraettevõtluse tudengi vormeliprojekt. Jah, just. Et kiirusomadustest seal pole esialgu mõtet rääkida, sest ringrajautos on, nagu Tõnis ütles, on täpselt nii, nagu sa seadistad. Just, piiramatu. Kui on kurviline rada, siis sa teed mingid teised seadistused ja seal ei ole mõtet rääkida, et kui palju 0-100 see kiirendus on. 0-100 on üldse overrated natuke. 0-200 on tänapäeval M5 reklaamitakse niimoodi juba. Aga ma ikkagi püüdsin talt välja pressida mingit, mingi eesmärk peab inimestel olema. Ta ütles, ole, mis mootor sinna sisse läheb, kui nad paned selle võimsama otsa, mida nad on mõelnud, siis ideaalis võiks olla eesmärgiks Pärnus sõita alla minuti. Hetkel on Pärnu rekord vist 1.07. Jah, alla sinna minutini seda 7 sekundit lihvida, aga kui sa võtta niimoodi, et Tõnis on siukene hull professor mõnes mõttes. Ja endine vormel Renault sõitja, et ta ei ole nagu tühjast kohast mees, et mõtleb, et hakkan nüüd autot tegema, on ju. Ei ole Elon Musk, et mõtlen, et hakkan autot tegema, ta teab ka autodest midagi, on ju. Et kui võtta sihiks just see, et sa tead ja tunned ühte rada väga hästi, on ju, ja ehitad mingisuguse auto ja seadistused valmistad ette puhtalt selle raja jaoks, siis ma arvan, et teist sellist masinat esiteks ei ole Pärnus käinud ja kuski samas jällegi 7 sekundit ühelt ringrajalt maha liif. Me peame paar aastat ootama. Ja me peame, ma loodan, et meid kutsutakse sinna niimoodi vaatamagi vähemalt. Ei, mis vaatame, neil on see auto ikkagi mõeldud 2-kohalisena. Just selleks, et nad saaks teema, just täpselt, et saaks vedada. Ja inimesi vedada ikkagi natuke näidata seda. No selles mõttes ägedaid asju tehakse. Meil on uudiste osas tead, ma arvan, et me ei hakka siit rohkem rääkima. Teeme väikse pausi ja siis lähme pikemate teemadega edasi. Autotund. Autotund on tagasi. Nüüd hakkan mina küsima. Raiko hakkab rääkima. Tulista. Sõidame. Võtame natuke, hakkame kaugemalt pihta, et pidime seda saadet lindistama isegi nädala alguses, aga sa ütlesid, et sa ei tea, kas sa jõuad, et käisid sõitmas. Kuidas sul läks sellega? Ma pole küsinudki. Sõitsid kondimootori ja hüdrojõul liikuva sõidukiga. Kuule sai selline hullus ette võetud, et aastaid oli mõeldud Võhandu maratoni peale, mis siis on paadimaraton, ebareaalselt populaarne. Täiesti, jah, see on ebanormaalselt palju inimesi, kes tahavad
külma, sest okei, seekord vist oli see ilm oli hea, aga mõni kevad on ta olnud ikka selline jaa, seal on olnud ka jälklörts ja jää ja Tammula peal on mingisugune jääkihike põhimõtteliselt olnud, et starti lükatakse kuhugi teise kohta edasi. Aga mööda Võhandu jõge 100 kilomeetrit kajakiga ja kuna ma olen veidi selline opakas nende asjade koha pealt, ehk siis liiga palju ei ole, mida ma ikka trenni peale aega raiskan. Pöördusin toredasti Eesti ettevõtte Tahe Outdoors poole, et kui mul on selline plaan, tahaks sõita, on teil mingid toredad sõiduvahendid, pakuti mulle üks 5-meetrine selline mere peal sõitmise kajak välja, tüürid, kiilud, väga, väga lahe nagu aparaat, ei ole tavaline klaasplast, oli mingisugune 3D kärg, on ju. Ja siis niimoodi ma sinna läksin, et võistluspäeva hommikul ma ei saaks öelda, et ma esimest korda sinna sisse istusin, ma olin kuivamaa peal korra sinna sisse roninud ja kõige rohkem kartsin tegelikult seda, et ei viitsiks nagu ümber käia. Siis mul oli kuiv ka lipso seljas, et kui ümber käia, siis veidikigi sõbralikum, aga 100 kilomeetri ja kuulake nüüd kõik 17 tunni jooksul, 16 tundi ja 55 minutit. Ei käinud ma kordagi külili, siis ma finišis tegin selle tahtlikult ära. Kuivkalipso on ka päris huvitav asi, selle sees ei olnud ka varem olnud. Väga palju uusi kogemusi ühe päeva jooksul. Kas tähendab seda, et siis külm ei olnud, kui nalja ära tegid või? Külm ei olnud, see olid päev läbi. Ma tegelikult kartsin kõige rohkem hoopis seda, kuna lubati sooja ilma, et ma hakkan hauduma seal sees. Ja saateauto sõitis kaasa. Vahetusriided olid seal, mõtlesin, viskan mingi hetk ringi, aga ei tekkinud sellist tunnet, sest ikka mingid vett plärtsib ja seda jahutab, sa ei saa nagu märjaks, aga jahutab ja kui seal pärast 17 tundi loksumist ennast vee alla korraks keerata, siis oligi niimoodi, külm tuleb vastu ihu, aga märjaks ei saa, et päris kummaline tunne. Oli raske? 17 tundi. Jaa, 17 tundi. Mina olen sõitnud Tartu maratoni suusatanud esimesel korral, kui ma käisin 7 tundi ja 48 minutit, suht tüüt oli lõpuks. Jaa, minul siiamaani kõige pikem spordivõistlus oli Ainalari korraldatav Gran Fondo jalgrattasõit Tallinnast Tartusse, mitte otse, vaid see on mingi 230 kilomeetrit, vist 9-tunnises grupis sõitsime. Ja siis esimene mõte oli, vaatasime sõbraga, kellega käisime, et 12 tundi võiks ära sõita, on ju. Mingi hetk oli selge, et kui suudaks sama kuupäeva sees lõpetada, oleks juba hästi, ehk siis 17 tundi. Ei ole võtnud kunagi, kummaline oli ka see, et aeroobne sport, istudes jalgu ei kasuta, ülakehatrenni ma üleliia ei tee, raske, mitte füüsiliselt. Mingi hetk on see, päike loojub, hämar, pealambiga, mul veel pealamp jäi kuhugi mingisugust okste taha kinni, kuskilt rebis kaabli aku tagant ära, siis sa oled seal kott pimedas, lihtsalt nüri, lõpuks on nüri. Vaimselt hakkab. Aga kas peale sind veel keegi tuli või seal? Seal müts maha kõigi nende inimeste ees, kes sõitsid raftidega, 6 ja 8 inimesed raftid. Nende liikumiskiirus, seda ei saa üldse mingiks kiiruseks. Aga see mingi kontrollaeg on 24 tundi? Kontrollaeg on 24 tundi ja vist oli nii, et kas 22 tunni sees tulid viimased või 21 tunni sees. Ja üle 2000 inimese mingisugune 1000 paatkonda hullumaja. No selge, sõidame vee peal. Said aru, miks on inimesed leiutanud mootorit paadile? Ma küsisin Tahest ka, et kas neil ei ole niisugust väikest mingit elektropropelleriga asja, aga näed, ei ole mõeldud veel selle peale. Nad äkki peaks ise proovima seal 17 tundi nühkida. Teate, meil tuleb veel sellest 17 tunnisest nühkimisest, et inimene, keda mainisin, kellega ma koos käisin, on tegelikult Honda esindaja Indrek ja siis meil tuleb sealt CRV hübriidi tutvustus paadirallilt. No selge. Vaatame, mis sellest saab. Monteerijatel saab lõbus olema. Nii, aga lähme siis kohe asja juurde. Sõidame. Mis on sõidame? Koduleht, portaal, üritus, elustiil? Sõidame, elustiil, urbanistlik elustiil. Sõidame tegelikult, hakkame siis kuskilt kaugemalt otsast peale, et Eesti messid korraldanud erinevaid ettevõtmisi grillfestist, toidumessist ja mis kõik seal vahele veel jääb. Ja eelmine aasta tekkis mõte, et väga kaua aega ei ole nagu autosid ühte kohta kokku kutsutud, siis selline sõidame sündiski eelmisel aastal,
selle ettevõtmise patrooniks sai valitud härra Margus Murakas, kes siis sõitis kohale ühe vana Moskvitsiga, mõned autod olid veel väljas, ehk siis lauluväljakul pluss-miinus aasta aega tagasi. Ja hullust ideest kasvas välja ikkagi reaalsus, ehk siis selle aasta 3. ja 4. mail Tallinna lauluväljakul saame öelda sellise asja, et sõidame sööma, sest pool lauluväljakut on endiselt Eesti toidumess sööma, kus juba inimesed teavad, et sellisel kuupäeval see asi toimub. Ja teine pool lauluväljakut on Eesti automess sõidame, aga mitte ainult autod ei ole kohal, meil seal ka mootorrattaid, erinevaid elektriliikureid ja nii edasi. Ja siis sellest ideest kasvas veel see välja, et aga teeme siis portaali ja saadet ka, nii et sõidame on jah, ütleme võrgustik. Räägime sellest üritusest, et mis lauluväljakul tuleb, kui palju autost kohal on? Ma arvan, et kõige lihtsam on öelda seda, et kuna meil on ka proovisõiduala, ehk siis kes on käinud Tallinna rallil, jah, rallida nüüd küll seal niimoodi ei saa nagu ralliautod, aga see sama lauluväljaku nõlv, kus on need asfaltrajakesed sees, see on proovisõiduala, Laitse rallipargi nimeline sobilikult, on ju, ja proovisõitudeks on väljas üle 40 sõiduki. Nii et lisaks siis näituse või messialal hunnik autosid, no praktiliselt kõik suuremate müüginumbritega masinad on kohal, kui me siin mainisime Toyotat, siis nende uut nii-öelda line-upi väiksemast suuremani näeb kõike seal. See on sisuliselt inimesed, kes on autot ostmas, mõtlevad auto ostmisele või lihtsalt akna ostlevad. Et sul on kõik palju autosalonge ühes kohas korraga koos, et sa ei pea nagu sõitma neid siin Peetrist laagrisse ja kõik, mis sinna vahepeale jääb. Just täpselt. Kas see on nagu selline tõsine üritus või on see, et kas ma ei taha siin stereotüpeerida, et kas on see, kuhu isad lähevad ja hakkavad jalaga vastu rehvi taguma või? Sellepärast ongi tegelikult seesama, ma ütlen, et koondnimetus on sõidame sööma. Kogu pere kaasa, väike soovitus, tulge ilma autota, kui vähegi võimalik on. Saate sealt osta ja ära sõita. Aga nagu ma ütlesin, et toidumis samal ajal, lastele tegevused, mängualad, lauluväljaku hoones sees on, peab kindlasti ära mainima, siin rääkisime Eesti autotootmisest, siis elektriauto Nobe on seal nii-öelda, ütleme, piltlikult inimestel esmaesitleda, näha käega katsuda ja saab virtuaalreaalsust proovida, Momu on kohal, ma ütlen, et seal on nii palju tegevusi nende 2 päeva sees ja kui ennem oli, mul jäi see mõte nagu mõlkuma, et sa ütlesid, et on inimesed, kes räägivad, et elektriauto on hea ja siis on need, kes ütlevad, et elektriauto on paha, siis väga oluline osa messiprogrammist on tegelikult lavaprogramm, kus siis on erinevad vestlusringid ja üheks vestlusringiks on näiteks selline asi, kus käime erinevad alternatiivteemad kütuse maailmas läbi, Toyota esindaja tuleb, räägib hübriidist, Škoda esindaja CNG gaasist ja Hyundai esindaja elektriautost, ehk siis kuulame nende kõigi mõtteid, inimestel on võimalus küsimusi küsida, väikene niisugune arvamusfestival. Ma just tahtsin öelda autoarvamusfestival, jah, aga selles lavaprogrammis, ma ütlen, kõige lihtsam on automess.ee lahti võtta ja või Facebookist üles leida, lavaprogramm on siis iga päev põhimõtteliselt terve selle messi aja, ehk siis 11 kella 8-ni, 3., 4., mõlemal reedel ja laupäeval käib seal noori autosportlasi ja nii edasi. Evelin Ilves räägib naised ja autod näiteks. Millega ta ise sõidab, tead? Ei teagi, saan siis teada, aga tal on juhiload olnud väga palju aastaid ja tal on ka C-kategooria näiteks, sellise asja sain siin meilivahetusest teada. No näed, natuke üldisemalt, miks ei ole Tallinnas toimunud, ma ei tea, 10 aastat sellist automessi? Eks ta mõnes mõttes hull ettevõtmine. Alguses oli väga palju eisid, spekulatsiooni, kas on vaja ja ei ole vaja. Meie arvasime ikka on vaja, suhtlesime need
osad ei teadeks, osad ei teideks, midagi pole teha, on ju. Aga miks ei ole toimunud, kui me üldse vaatame, et mis meil siin... Sest et Tartus ju toimub iga aasta. Tartus toimub iga aasta ja Riias toimub iga aasta ja ma ei tea, kuidas nende leedukatega viimasel ajal on neil seal iga-aastane või mitte, ehk see Baltikumis midagi nagu on ja ei ole ka, on ju. Ja tegelikkuses ju oli siin isegi taaselustumas legendaarse Motorexi nime alt mess, aga mida sellises mahus ikkagi Tallinnas see aasta ei tule, ei tea, mis põhjusel. Et 2 messi pidi tulema? Pidi 2 messi algselt tulema. Ja mõlemad veel maikuus, on ju. No, et samas kohas ka, et kui autod juba kohal on, et lihtsalt vahetatakse bännerid välja. Tõstame ühest kohast teise, on ju, praktiliselt, on ju. Ja sinu küsimusel, et miks ei ole toimunud, natuke siin ka ärrased amptelid vaadata ja mõelda ja arutada oma vahel, et siin on neid nii palju vastakaid arvamusi selle kohta olnud, sest et klassikaline mess, kui sa tahad uhket ja võimast väljapanekut, meie siin Tarmoga saame uhkeldada, et oleme erinevatel rahvusvahelistel messidel käinud. Et, mina ei ole. Tegelikkuses midagi sellist suurt, ma ei tea, tuues siis mingi toidumaailma näide, et valgete linadega asi ja teine on selline tänavatoidufestival, on ju. Siis mina julgeks isegi öelda, et pigem see sõidame mess ongi selline, mis on rohkem igaühele ja ei ole nii jõhkralt pingutatud sinna üleliigset, ütleme, punase vaiba lahtirullimist, on ju. Ja et see vist ongi isegi terminoloogiliselt, kas on näitus või on mess? No just, et see on mess, see ei ole autonäitus, on ju, et aga esmaesitlusi on? Esmaesitlusi on, ei hakka siin üllatust rikkuma, aga nii mõnigi mudel saab Eestis esmaesitletud just messi käigus, messi raames erinevate autofirmade boksidest siis neid lülitusi teeme ja väga erinevalt tullakse ka kohale selles mõttes, et eksponendid on endale erinevad eesmärgid seadnud, kes tuleb nagu lihtsa väljapanekuga, kes ehitab sinna praktiliselt eraldi hoone lauluväljakule. Ja see ei ole, Tarmo, veel see asi ka juurde, et ta ei ole nii autodes kinni, et tegelikult kogu mobiilsus, kui me võtame mingi Drone.ee tuleb, näitab oma elektriliikureid, seal on ju kasutatud autode müüjad, Nordauto, Elmo oma renditeenusega, Mobire rentes täisteenus liisinguga, et tegelikult see on selline asi, et sa saad sealt väga palju infot selle päeva jooksul erinevate nagu teenuste asjade, Neste on kohal, on ju, et see mainist, et Momo on kohal, et see mootorspordimuuseum, et kas nad toovad osa eksponaate? Jaa, nad toovad endale niisuguse pisikese, ma isegi ei tea seda viimast mõtet, mis nüüd Arno Sillat sinna on plaaninud tuua, aga pisikene nagu näitus on seal väljas, räägivad, mis Momu teeb ja mis Momu toimetab, on ju. See on nagu korralik mõnus kogupereüritus, nagu tegelikult ongi, Tartus on see maamess, et see ei ole selline koht, kuhu põllumehed lähevad niimoodi kummikute ainult külvikut ostma, vaid seal on kõik see on pereüritus, ma olen aru saanud. Mina ütleks maamessi koha pealt ka Tartu suhtes, et pigem on see maamess Tartus kohati inimestega rääkides külastamuse koha pealt nagu populaarsem, sest siin on ka igast autofirmad ja kõik kohale läinud. Ma ütlen, et nad ongi saanud selliseks, et kõik tulevad kohale ja kõik taha... et seal on mingi paralleel, jah. Just, palju teil pilet maksab? Pilet, nüüd on kõigega tähtsam koht, paneme seda nagu Sky Plussi ostke eelmüügist ära, piletid hakkavad otsa saama. Tasuta. Kuulsite, et tasuta. Ja ma käisin seal, kui teil oli pressikonverents, siis Raiko juba ütles ka, aga tahaks ikkagi rõhutada, et kuigi tegemist on automessiga, siis arvestage, et seal kõrval ehitatakse reiditeed. Ja kui võimalik, ärge tulge autoga, sest te lihtsalt teete enda elu nagu tarbetult. Teil juba on siis et kui on ilus ilm, tuleb palju rahvast
ja siis te olete juba siin üritusele jõudes närvis, sest te pidite oma auto jätma kuskile Pirita Selverisse lõpuks. Just. See ei ole lihtsam kui üldse ühistranspordiga kohale tulemine, et vähekenegi ilma on, tulge jalgratastega, tulge ühistranspordiga, Boltiga, tulika uute hübriididega. Just täpselt, et tulge millega saab, ärge tulge oma autoga, parkimisalasid on laiendatud ja tehtud, aga siiski arvestades just seda sama võlusõna, et tasuta ja nähes juba siin eelnevate aastate selle toidumessi pealt, kui palju inimesi käib, siis proovime seda kohta iseenda elu kergemaks teha. Nii et 3.–4. mai, reede laupäev, Tallinna Lauluväljak. Hommikul kell 11 lähevad aiad lahti ja kell 8 kinni mõlemal päeval. Mõlema päeva lõpus ka muusikaline esineja Columbus Chris ühel päeval ja Boogie Company teisel päeval. Mõlemad on sellised automeeste bändid, tõsiste automeeste bändid. Okei, sõidame sööma, teeme vahepeal ühe pausi ja siis räägime veel ühest autost. Autotund. Autotund tagasi oma viimase rubriigiga, proovisõit ja vahetame osad. Raiko juhib küll pigem telesaadet, sõidame, aga nüüd on tal võimalik juhtida podcasti Autotund. Võtan selle juhtimise üle nagu üks isesõitev auto, mida veel ei ole maailmas nii ametlikult olemas. Ära siis kokku jookse. Ära avariid tee. Aga Tarmo Toyota Camry'ga käis sõitmas. Jaa. Vot, nüüd on tegelikult, see on see koht, kus kui te näeksite Tarmo nägu, vana Camry mees ise on ju. Jaa, siin on nalja tehtud palju, et on ju mu igapäeva auto juba viimased peaaegu 5 aastat, 22 aastat vana Toyota Camry. Et kuidas siis selline autoajakirjanik ja kõik nüüd nii vana autoga ja kõik, mis ma siis, kas mind tõesti üldse sõitmine ei huvita, et ma sõidan Camry'ga? Vaata, sellepärast ongi kindlasti, Tarmo, vot nüüd on inimesed, saage aru, ka mina sõidan, nüüd küll tulenevalt muudest asjadest on üks suurem auto, aga muidu sõitsin ka rahulikult 2 aastat 89. aasta autoga ja meid just huvitab sõitmine, sellepärast me seda teemegi. Just. Aga pane nüüd siis, teeme selle küsimuse ära, uus ja vana kõrvuti. See veel tuleb meil. See on ka plaanis siin Eestis ära teha, sest praegult ma käisin selle Camry'ga sõitmas Horvaatias, sest kus sa ikka mujal käid sõitmas kui Horvaatias. Tead, selleni ma jõudsin küll, see on täpselt see sama auto. See on täpselt see sama Camry, mis on 22 aastat tagasi. Vahepealsetega ma ei ole sõitnud. Minul on 22 aastat, mis iganes põlvkond ta oli. Ma peast ei ütle sulle, nüüd tuli välja 8. põlvkond Camryt. No vahepeal ei ole meie minul oli, jah, ma arvan, et minul on 5. põlvkonna. Olen sõitnud ka 4. põlvkonnaga. Ja see auto, põhilised karakteristikud, ta on väga suur, ta on väga rahulik, ta on väga selles mõttes mugav. Kindlasti keegi, kellel vähegi tuksub peas mingi sõna sportlik ja jah, et see on selline äkiline emotsiooniauto ei ole. See on see auto, kuidas ma ütlen, mis sobib ideaalselt näiteks mingisse fliiti või sellisele rahulikule inimesele 50+. Ma küsiks ühte sedapidi asja, sa ütled, et suur, mugav, me mainisime siin taksosid, võrdlus Superbiga. Ongi täiesti kohane, kui üritasime seal siis Toyota inimestelt välja pressida, et kes on Camry konkurent, sest võib-olla inimesed pealt ei tea, et seesama Avensis, mis oli väiksem, seda enam Eestisse ei tule, et sul sisuliselt sedaane ongi võimalik osta Toyotast nüüd Corolla, mis eks iga põlvkond ju kasvab, on peaaegu Avensis, aga mitte päris. Ja järgmine ongi Camry, aga Camry hinnad ikkagi hakkavad 30 000. Aga samas lõppevad ilusti 40 juures, et siis kui see Superbi võid küll ka võimsam mootor ja sa saad ilmselt Superbist 50 000 kätte saada, ei ole väga keeruline. Siis Camry lõpeb seal 38 juures, ja siis ostad veel mingi spetsvärvi siin 40. Ja mõõtud, et Toyota ise nägigi konkurendina Superbi, mainisid Insigniat, mis on tõesti välismõõtude poolest on sama.
salongi poolest ju tegelikult senini ongi olnud see olukord, et tellid taksod, tuleb Superb, istud sinna taha istmele ja siis mõtled, et kas sul on mingisugune 1.20 autojuht seal ees, ei ole. Lased lösakile ja sul põlved ikka veel ei puutu. Eks sa ütled, et Camry on, see tagaistme ruum on sama. Ta on sama, nad ütlevad, ta on klassi kõige suurem, see 980 millimeetrit on see mingi see 2 inimese vahe, mis nad ütlevad. Superbiga vahe ilmselt mingi, me räägime millimeetritest, aga ta on tõesti niimoodi, et kui sa juht paneb ennast mugavalt paika, siis sa seal tagaistmel lased ennast niimoodi lösakile ja et saab olla. Ja kallimas versioonis on tal ka sellised istmed, mis natukene lähevad veel kaldu. Ja siis... Kui siiamaani natukene ka peljati seda, et Avensis läheb ära ja mis nüüd saab ja inimesed ei saa enam osta, siis tegelikult, et kui tõmmata sinna sellesse samasse Škoda maailma paralleele, et just muretseti, et Camry ja kallis ja nii edasi, ongi kallim Avensisest, aga samas ju vaata nüüd palju neid Superbe liigub ja tegelikult need on ju sama hinnaklass. Ja nad hakkavad ka sealt 23 juurest, aga come on, keegi ei osta seda, just, oleme ausad. Camryt eristab teistest hübriidmootor. Seal on 2,5 bensukas on sees, mida siis toetab elekter. Akud on viidud taha istme alla, mis tähendab seda, et pagasiruum on täiesti pädev. Ja ta on klassikaline sedaan, ta ei ole nüüd... Ja ta ei ole seal mingit kupeeliku joont, et sul on pearuumi, sul on avarust, sul on kõike. Sest et kui sellest samast Insigniast rääkida, siis sellel tegelikult jookseb alt katus nii maha kui maha. Jah, et Insigniat ma kuidagi jätab nagu välimuselt, ta on natuke väiksem. Kui ma paneks need 2 kõrvuti, mulle Toyota jätaks nagu rohkem preemiumi mulje. Nii palju, kui mina olen selle Camryga natukene ennast kurssi viinud, siis ma ütlen, mul oli kohe see Superbi küsimus. Et sõiduomadustelt täpselt, kuna tegemist oli välisriigi, kus oli kiirteed ja seal päris piiramatu kiiruse piirang ei ole, aga seal on ikkagi, ütleme, sattusin ühtlasesse liiklusvoogu. Ja Järvevana tee 92 kilomeetrit tunnis. Kus sai niimoodi, et püsikiirus hoidja oli 160 peal ja ikkagi sust läksid autod mööda. Ja 120-ni jumala vaikne. Pärast seda tuleb tuulemüra sisse. Midagi muud, mootorimüra, seda, kõik see on ära isoleeritud, aga tuulemüra. Aga selles mõttes, millest me räägime, et me ei või siin 160-ga sõita, nii et see ei ole tegelikult probleem. Reaalsuses 130-ni auto vaikne hoida on väga hea tulemus. Mitte liiga kallis auto tegelikult. Just. Et ta näeb, tükene Toyotalikult veits tagasihoidlikum, aga nii, hea välja. Aga et see nüüd ei oleks niisugune Camry mehe kiidulaul, kes nüüd sai sõita uue Camryga ja ootab, et äkki antakse sedale tasuta, kui ta siin palju kiidab. Ei. Esiteks ma ei looda seda. Ja teiseks see nali natuke või see kiidulaul lõpeb natukene, kui sinna sisse istuda. Sest et Toyota praegune, kogu see multimeedia ja see ekraanibusiness, eriti keskpärane on see Corollas ja Ravis. Kas see pole üleüldine selline natuke Jaapani autod? Ilmselt, ma ei ole viimasel ajal Hondat, ma ei ole nüüd seda uut, sina võid öelda, kuidas uuest CR-V-s oli? Uus CR-V, ütlemegi, et Honda maailmas oli see samm edasi nende juhtimise ja katsumise ja puuteekraani maailmas, aga samal ajal sõidad siin mõne Euroopas toodetud autoga, siis sa saad aru, et ja tegelikkuses on nii, et mõtled ju kõik elektroonika, ma ei tea, mis, me oleme alati mõelnud, et Jaapan on see riik. Jaa, mis see omal ajal, mäletad, kui me noored olime Sanyo, Mac ja just, ja siis juba hiljem PlayStation ja nii edasi. Et, aga millegi pärast on nii, et midagi on Jaapani autodes alati sellest elektroonik, just sellest multimeediumi ja selle pooles on nagu mingid küsimärgid jäävad sisse. Et see sama võrdlus Superbiga ongi, seal tuleb nagu vahe sisse, et kui inimene satub salongi, lõpuks müüb, ma arvan, selle auto sulle müügimees maha. Kui sa ise ei tea, mida sa tahad, kui sa hakkad käima salongist, lõpuks teeb see hea müügimees töö ära. Aga kui sa istud sinna Superbi ja vaatad neid nuppe, seda ekraani, mis on Škodas, see on nagu ikkagi täiesti klass ülespoole. Et kui ma saatsin oma suguvõsale kohe Camry pildi, et näete, ma nüüd olen, see on selline pereauto, kõik on sellega sõitnud mingil ajal. Et esimene küsimus oli, selles autos ongi nii väike ekraan või? Päeva lõpuks mõtlen, ma arvan, et see sihtgrupp, kes Camryl on,
nende jaoks ekraan ongi piisav. Neil ei ole vaja näppida, neil ei ole vaja sealt mingit värvimussi ja ultra HD kvaliteeti. Aga ja kui sa ei käi Superbis istumas, siis on see täiesti fine. Istud sisse selline stiilne, tagasi, hea on see, et seal on olemas füüsilised nupud, seesama, et sa saad mingitesse põhimenüüdesse minna kõigepealt füüsilise nupuga. Phone, audio, map ja siis seal edasi ekraani peal toimetama hakata. Nii et see multimeedia osa jah, et ta toimis, ta ei olnud otseselt aeglane, aga ta mõtled, et kui ma ostan ikkagi 40 000 eurose nagu sellise, mõnes mõttes juba premiumile läheneva auto, siis ma natukene... Kas oli juttu või saite proovida, on tal ka mingisugust, ma ei tea, häälkäskluste või siuke gesture kontrolli? Ei. Sest minu jaoks oli täielik üllatus, me räägime nüüd muidugi kohe mingi klass teisest autost, aga Mercedes esitles oma GLE maasturit Tallinnas Silveri salongis ja seal näidati mulle kohe, vaata Raiko, et jube lahe asi on nagu täielikud häälkäsklused. Ebareaalne, kui hästi see töötas kõige puisema inglise keele peale. Aga mis ütled talle, et change station? Hi Mercedes ja siis ütled talle radio Kuku ja ta pagan suudab sulle selle Kuku raadio sealt üles leida. Ehk et mis oli lihtsaks tehtud, kui sa tahtsid nüüd midagi seadistada või teha, vaata, sa võid ära eksida sinna menüürägastikku, et kust midagi leida, on ju. Ütled talle hi Mercedes ja siis mainid ära nagu mingi seat adjustment või midagi. Siis ta võtab menüüs selle õige koha sulle ette, et sa ei pea minema seda otsima. Ja eriti õnnelikud pidid olema selle üle vene kliendid, sest nemad saavad vene keeles oma uute mersudega rääkida. Nii et see teeb jälle elu lihtsamaks ja kui senini oli ka nagu see sõnavara autodes piiratud, siis nüüd tuleb see tehisintellekt nagu rohkem mängu, et sa võid seda sama asja öelda mitme erineva sõnaga. Vanasti sa pidid põhimõtteliselt kasutusjuhendist pähe lugema selle. Jah, just on. Nii et see on koht. Jah, sellist tehnoloogiat seal ei ole. Mis veel, see oli huvitav, et selles kallimas versioonis, kus tagaistet saab liigutada, siis käetugi, mis keskelt lahti käib. Selle peal, võt see oli nagu, et et ekraanidega mul tihti jääb mulje, et mingites firmades on tellitud kunagi, et saaks odavamalt umbes 2 miljonit ekraani. Need on laos. Sa ei saa, mis siis, et tehnika vahepeal, ma ei tea, HD läks ultra HD-ks ja sa pead need ära kasutama. Aga kuna seal taga käetoe sees on selline ka juhtimispult, sa saad kliimat, raadiot, seda istme asendit reguleerida. Kuna sellist ei ole varem lattu tellitud, sest Toyotal ei ole sellist autot olnud, võib-olla Lexusel on, eks ju. Sinna on, mul on tunne, et see nagu pult. See on täitsa uus asi. See on nagu võetud Lexusest või täiesti. See jättis mulle mulje nagu viimati Porsche Panameras oli samasugune. Tõesti ilus sile, kõik need nupud, need numbrite graafika terav sükene, et ma ei tahaks seda arvata, aga tundub selline lao jääk. Istume taha istmele ja sõidame seal selle Camryga. Kusjuures me tegime täpselt seda nagu sellistel proovisõiduüritustel, et sa oled 8 autos, sõidetakse seal ringi ja olin autolehest Kristjan Ojanguga ja täpselt, et üks oli roolis ja teine läks kohe esimese asjana sinna taha istmele istuma, sest see on nagu see asja essents. Meil on olnud nende pikemate mingite proovisõidupäevadega lõpuks see, et rooli ei tahagi keegi istuda. Kui on mingisugune selline hea auto, kus on tegelikult taga mõnus sõita, siis vägagi naudid seda, et teinekord saab auto taga istmel olla. Jah, et nii ta oli, ta on hästi, ja jõuangi tagasi oma vana Camryni. Ta on nii pagana mõistlik ja tavaline ja hea auto. Ehk kui me jätame kõrvale selle, et võib-olla noorele iPadi huvilisele see multimeediumi osa jätta nagu soovida, siis tegelikult kokkuvõte on see, et auto on mugav, sõidumüra on väike, dünaamika on hea. Normaalne, dünaamika on ja ta on suur auto, ta just jätame sportlikkuse kõrvale, aga ta on tegelikult hea auto sõita. Jah, et ta ei sega siin mitte kuidagi ja kui päeva lõpuks saad ju raadiot kõvemaks, vaiksemaks. Ja päeva lõpuks on tema üks eelis, millesse mina veel jätkuvalt usun, kuidas on prove me wrong või et tõestage mulle vastupidist, et see, miks ma sõidan ikka jätkuvalt 22 aastat vana Camryga, üks oluline põhjus on see, et ta raip ei lagune ära. Tihti on selline autofänn saab lõpuks omale põhjuse osta uus auto siis, kui
sa saad tuua endale neid põhjendusi, vaata, issand, ma käisin jälle, panin 3 sotti sinna sisse, jälle 5 sotti, aga ei ole. Ja ma arvan, et kuna Toyota kasutab seda, aastakümneid neil juba kasutus olnud hübriidtehnoloogiat, see mingi vist 4. põlvkond neil, seal autos see iseenesest ongi hea, et seal ei ole gesture kontrolle ja häälkäskusi. Et sa jätad kõik selle niukse pudi kõrval, aga reaalselt mingid kütuse kulu... Aeg-ajalt Kristjaniga vaatsime, siis meil läkski ta lõpuks keskmine 6,3 peale. Oli seal teisi, kes nägid ka 5,7 keskmist. Toon siit kiire näite Honda maailmast. Sõitsime Võhandule, 3 inimest autos, automaastlaani asju täis, 2 5+ meetrit kajaki katuseraamidega katusel ja CRV hübriid oli 7,5 liitrit 100-le. Super tulemus. On küll, sest see tuuletakistus, mis seal katusel oli ebareaalne, see oli ebareaalne. Nii et kui sa siin räägid 6 ja 5,7, siis ma julgen sinna nüüd kõrvale panna küll, et meil ei käi ju siin hetkel võitlus mitte selle üle, et kas elekter või hübriid või mida iganes, siin on ju see bensiini ja diisli teema on ju väga aktuaalne on ju. Siis seal maailmas, arvestades selle auto suurust 6 liitrit 100-le. Ja nende hübriidide puhul ju kasutegur suureneb linnasõiduga. Et mina olin eelmine nädalavahetus, oli mul nädalavahetuseks uus Corolla hübriid. Ma käisin selleks Setumaal ja niimoodi ma alustasin linnast, mul näitas 4,2 ja kui ma olin Setumaal ära käinud, siis oli see 4,9. Tavaliselt on see vastupidi, et see langeb. Aga see on mitte 4,9, vaid 4,7. See on ka bensiinimootoriga auto 4,7 saada keskmiseks, see on ju diisli tulemus. Aga päeva lõpuks, me oleme juba vist 3 korda siin päeva lõpuks. Me väga pikk päev on, suvi hakkab tulema. Hommikul alustasime ja päeva lõpuks lõpetame tunniajase saate. Aga tuleb öelda, et alternatiivkütused tulevad peale. Ei ole midagi teha. Olgu see siis hübriid, gaas, täis elekter on ju, siin on ju neid optsioone veel, mis meil Hyundai küll siin ei müü, sest et ei saa tankida see vesinik on ju. Toyota Mirai ka on ju olemas. Just, oli Genfis väljas, et alternatiiv tuleb peale, kas see on nüüd puhtam või mustem, aga eelkõige kallid inimesed, kui me vaatame ühte klassikalist ummikut, Eestis muidugi mina alati ütlen, ei ole ummikuid, on aeglaselt liiklus, minge Pariisi tipptunni ajal, saage ummikut nautida, siis 1 inimene autos, 2 inimest autot, mis on eesmärk sellel alternatiivil? Kas elektriauto saastab oma kogu elutsüklis maailma rohkem või vähem, aga linnaõhk on puhtam. Jah. Sellise targa päeva lõpuks öeldud lausega lõpetame. Näeme siis Raikoga, sõidame messil. 3.–4. mai Tallinna Lauluväljakule, tasuta. Just, ja minuga kuuleme juba järgmisel nädalal.